Prilliluna on meil väga üleannetus täna, nii et ma loodan, et ma üldse jõuan selle video lõpuni filmida teie jaoks ja mine nüüd sinna. Tule, joo, mine istu ilusti maha. Ma teen selle ära ja siis I'm all yours. Tere tulemast, minu nimi on Kaisa ja ma arvan, et sa juba tead seda, nii et tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma ei ole kunagi selliseid videosid filminud, nii et selles mõttes see on täiesti uus minu jaoks, aga täna jagan ma teiega kõiki enda suve lemmiktooteid. Meil on näohooldustooted, meil on kehahooldustooted, meil on meigitooted, jook, kodumasin, nii et meil on kõik kategooriad kaetud. Ja ega mul ei ole rohkem midagi öelda peale selle, et ma loodan, teile meeldib see video ja lähme kohe esimese kategooria juurde ja ma arvan, et selleks saab olema jook, sest at this point I need it. Mul on väga piinlik tunnistada, mina, kes ma räägin väga palju naturaalsetest toodetest ja üldse tea, mida sa paned oma kehasse ja kõike seda teemat, aga suvel olen ma piinlikult palju tarbinud neid kahte jooki. Sprite ja Fanta olid kunagi minu top karastusjoogid üldse. Igale poole, kus me perega läksime, oli selleks kino, oli selleks McDonald's, mis iganes. Jah, ka mina olen sellistes kohtades käinud. Siis ma alati võtsin kas Sprite'i või Fantat. Ma ei ole kunagi olnud kokainimene ja ma ei saa kunagi olema kokainimene. Nii et need kaks jooki minu arust on täpselt asendanud need kaks karastusjooki minu jaoks praegu. Ei ole midagi paremat palaval suvepäeval, kui teha külmkapi uks lahti, võtta üks külm jook, see avada, lihtsalt lõõgastuda ja olla. See on paradise, I tell you, see on heaven. Lähme järgmise kategooria juurde, mis ma arvan, et on close second jookide kõrval ja selleks on näohooldustooted. Nagu te teate või ilmselt paljud teist teavad, et ma võtan enda näohooldust väga tõsiselt. Puhtalt sellepärast, et mind ei ole õnnistatud selle beebi pehme nahaga, punnide vaba eluga. Selliselt ei ole minu elu, ma olen seda aktsepteerinud, ma tean, nii et ma olen teinud vajalikud sammud, et lihtsalt enda nahka hoida võimalikult ilusa, klaari, pehme, niisutatud, säravana ja nii edasi, lihtsalt ma võin jätkata isegi seda nimekirja. Ma arvan, et paljud teist nõustuvad selle ütlusega, ma arvan, et paljud teist relate'ivad selle ütlusega, kui ma ütlen, et parimad suhted algavad selle lausega. Kui ma sind esimest korda nägin, siis sa ei meeldinud mulle. Ja ma ütleks, et selle tootega oli minul see suhte algus. See oli raske tee. Ma olin veendunud, et me ei saa läbi, me ei sobi. Aga boy was I wrong. See toode siin, ma ütleks, et see on praegu muutnud mu elu. Dramaatiline. Väga dramaatiline aina. See on üks nendest keelidest, millest ma võin võib-olla natukeseks pausi teha, aga ma tulen selle juurde tagasi. See on siis CeraVe Hydrating Gel Cleanser. Siin ei ole ingliskeelset teksti peal, siin on ainult mingi poolakeelne, ma julgen öelda. Ja, aga see peaks olema niisutav. Ehk siis pigem tundlikule kuivale nahale. Enamus teist teavad, et mul on kombineeritud nahk. Mul pigem kaldub rasvuse naha juurde, aga mul on vahepeal ka väga kuiv nahk. Ja minu arust see on täpselt see fine line, see silver lining selle kõige vahel. Ja see sobib minu keerulise nahaga üli hästi. Ma ei tunne kunagi pärast seda kasutamist, et mu nahk oleks kuiv. Ma ei tunne kunagi, et see kuidagi kisuks, ketendaks. Kui sul on akneline nahk, kui sul on tundlik nahk, kui sul on kuiv nahk ja üldse kokkuvõtlikult vahet pole mis nahk, siis näohooldustoodetes ei tohiks olla tehislikke parfüüme. Mõndades toodetes on ka mõndades, mida mina olen kasutanud, aga üldjuhul need ei ole tehislikud olnud, need on olnud naturaalsed. Aga tehislikud parfüümid on big no. Ja siin siis ei ole parfüüme. Nii et see sobilik nii tundlikule nahale, rasusele nahale, kuivale nahale, normaalsele nahale, kombineeritud nahale, you name it.
ma arvan, et see sobib kõigile, see on julge statement, ma ütlen teile, see on väga julge statement. Aga nii palju, kui mu sõbrad on seda proovinud, nii palju, kui ma olen rääkinud erinevate täiesti võõraste inimestega, siis kõik kiidavad seda toodet ja see on hinnaklassi poolest ka nii mõistlik. Terve see suur pudel maksab kuskil 16 eurot. Ja alati selliste toodetega peab rõhutama, et iga nahk on küll erinev ja minu arust see sobib kõigile, aga kindlasti võib olla ka erandeid, see ei pruugi sulle sobida, aga ma julgen soovitada seda ja ma tõesti julgen öelda inimestele, et palun proovige, sest et see on lihtsalt amazing. Järgmine näohooldustoode, mida ma olen kasutanud juba väga pikalt, isegi pikemalt kui seda CeraVe puhastusvahendit. Ma olen ilmselt seda toodet kasutanud nüüd ligi pool aastat ja amazing. Nii tore. Fabulous toode. Ma näitan teile poolikut pudelit, sest et ma olen kasutanud juba ühe ära. See on poolik ja ma ilmselt pean ostma selle kõige suurema variandi, aga see on Renni Ready Steady Glow Daily AHA toonik. See on siis C-vitamiini toonik ja kuna mul on ka väga palju probleeme hüperpigmentatsiooniga, mul tekivad just näo peale pigmendilaigud, siis nendega on väga raske võidelda ja ma üritan väga palju C-vitamiini saada enda näohooldusvahenditest. Ja see on lihtsalt amazing, see paneb alati mu naha särama, aga ta ei tekita jällegi kuivat tunnet ja mu nahk näeb lihtsalt nii tervislik välja iga kord, kui ma seda kasutan, isegi enne kreemi panemist, see näeb lihtsalt nii tervislik välja ja ta tõesti aitab ka pooride ahendamise vastu, ehk siis kui sul on natukene suuremad poorid, siis mina olen näiteks märganud, et nina ümbrusest mu poorid on ikkagi natukene väiksemad selle tootega. Nad ei ole küll kadunud, selles mõttes they're still there. Aga nad on kindlasti vähem märgatavad, kui nad olid enne. Nii et see on mu teine pudel juba. Kuna see on C-vitamiin, siis ma soovitan ikkagi, et sa teaks, mida võib C-vitamiiniga koos kasutada näohoolduses. Aga ma ei ole näinud, et ta kuidagi ärritaks mu nahka, ma ei ole aru saanud, et ta kuidagi tekitaks punne või mingit reaktsiooni, nii et selles mõttes megalt meeldib see toode ja ma tean, et ma jätkan selle kasutamist. I just know it. Ma lihtsalt tean, et ma jätkan selle kasutamist. Lähme edasi 3. kategooria juurde, milleks on fake tan. Ma ei ole eriline päevitaja. Ma ei ole see suvi isegi päikest normaalselt näinud. Ma näen, et ta on seal väljas. Ma näen inimeste Instastorisid randadest ja ma ei suuda relate'ida. See ei ole väga minu teema lamada rannas 2 tundi, 3 tundi, isegi tund aega kõlab juba liiga palju minu jaoks. Ma ei judge kedagi, kes seda teeb, sest et see nõuab minu arust vägagi suurt pühendumust. See nõuab seda, et sa suudaksid paigal olla tund aega, aga ma lihtsalt ei ole see inimene. Fake tan on ka väga palju erinevaid, neid on nii palju, et vahepeal selle turu keskel on väga raske navigeerida. Ja mina olen ka nii palju fake tan juba proovinud. On väga häid fake tan tooteid, on sükseid pigem selliseid, mille juurde ma tagasi ei läheks. Me küll rääkisime just näohooldustoodetest, aga ma ei tahtnud seda panna näohooldustoodete kategooriasse puhtalt sellepärast, et ta ei ole tegelikult vajalik. See ei hoolda otseselt su nahka, vaid ta lihtsalt annab juurde midagi, kui sa oled siuke, kes ei taha väga päikse käes olla. Ja selleks on Isles of Paradise Self-Tanning Drops Face ja Body. Siin pudeli peal on kirjas, et see on mõeldud nii kehale kui näole, aga ma ütlen ausalt, ma pigem eelistan seda kasutada näo peal. Ma olen seda kasutanud keha peal üks kord, kui mul oli vaja kindlalt olla tan hommikul ja ma hakkasin hommikul alles fake tannima, siis õhtu enne ma panin seda enda niisutava kreemi sisse, kandsin üle terve keha ja siis hommikul panin fake tanni peale ja üliilus tulemus oli, aga seda kulus lihtsalt liiga palju. Nii et nüüd ma ikkagi eelistan seda kasutada näol ja ma ütlen teile, where have you been all my life? Ma tean, et väga paljud inimesed, kes tõesti kannatavad akne all ja kes võitlevad aknega igapäevaselt, ei saa kasutada tavaliselt fake tan tooteid näos ja nad ei julge neid kasutada näos. Aga see on üks nendest toodetest, mina, kes ma olen see kaaskannataja. See on üks nendest toodetest, mis ei ole tekitanud mul punne ja ta ei ummista ka mul näos poore. Ma kasutan seda tavaliselt kord nädalas ja sellest täiesti piisab. Tal on üliilus selline kuldne alatoon ja minu nahatooniga näiteks sobib ideaalselt. Väike reference teile, mul on ka praegu see peal ja
minimaalselt jumestuskreemi, mis on läbi kuum, nii et selles mõttes te saate ikkagi aimu, mis siin toimub. Kasutan iganädalaselt ja ma olen seda kasutanud terve suve praktiliselt nüüd ja siit on läinud ainult veerand pudelit, nii et see üks pudel kestab väga kaua. Ma oleks kunagi öelnud, et ma ei ole absoluutselt juuste inimene, ma ei ole mingi juuksekuru, ma vaevusan enda juustegagi hakkama, aga vaadates praegu enda ette, siis mul on millegipärast kahtlaselt palju juuksehooldusasju, millest rääkida. Ma tahan teiega jagada enda suveavastust enda juuste jaoks, milleks on reaalselt üks juuksehooldusbränd ja selleks on 11 Australia juuksehooldusbränd. Jällegi, kus ma olnud olen? Miks ma midagi nendest toodetest ei teadnud? Backstory minu juuste kohta on see, et mul on loomulikult lokkis juuksed, mis tähendab seda, et mu juuksed on väga kuivad. Sama kuivad kui Sahara kõrb, sama kuivad kui see suvi, mis meil praegu olnud on. Ja ma ei saa kasutada tavalisi juuksehooldusvahendeid. Ja tavaliste all ma mõtlen mingit Schaumat. Ma mõtlen L'Oreali, Glissi, ükskõik mida tavalisi šampoone, mis te leiate Primist, Prismast, ükskõik kust, ma ei saa neid kasutada. Sest et mu juuksed muutuvad täielikeks õlekõrteks. See mask on see suvi minu juukseid hoidnud elus. See on Miracle Hair Mask ja päriselt ka see on nagu väike imepakis. Iga kord, kui ma seda toodet kasutan, ma tavaliselt hoian seda siis peal 20–30 minutit, vastavalt sellel, kui kaua mul aega on. Ma hoian seda peal terves juustulatuses. Päriselt ka juba esimene kord, kui ma seda kasutasin, siis ma nägin nii suurt vahet enda juustel. Mu juuksed olid nii niisutatud. Kui ma neid kuivatasin, nad ei muutunud kohe kahuseks ja sükseks kuivaks. Jah, juba esimese korraga oli seda näha ja nüüd ma olen üritanud iga nädal ühe korra seda maski endale siis teha. Ideaalis ma tegelikult minu juukse tekstuuri võttes arvesse, ma peaksin seda kasutama 2 korda nädalas, aga ma olen nii kitsi, sest ma ei taha, et see otsa saaks. Kusjuures kõik need juuksehooldustooted, millest ma täna teile räägin, need juhtusid olema sama brändi poolt. Nii et see, kas on märk, et see tõesti väga meeldib mulle või lihtsalt ma ei ole piisavalt saanud proovida uusi asju, aga mis ma veel olen täiesti ära kasutanud, need on täiesti tühjad. Seda kaamerast ei ole näha, aga ma võiks nimetada seda videot kui product empties ehk siis tühjad tooted, mis ma olen kõik ära kasutanud, mida ma armastan. Need on ühed nendest toodetest, mis ma olen täiesti ära kasutanud ja need on täiesti otsas. Midagi nendest toodetes on, sest juba pesu ajal ma saan aru, et mu juuksed on täiesti niisutatud. Ja tavaliste poešampoonidega seda ei juhtu. Poešampoonidega, kui ma olen ära loputanud oma juuksed, need on juba õlakõrred valmis. Nii et midagi nendes on, ma ei tea, mis see on, aga mida ma tean nende toodete kohta on see, et need on samuti vegan ja julmusevabad ja kõik koostisosad, iga viimne kui üks on julmusevaba ehk siis mitte ühtegi koostisosa nendes toodetes ei ole testitud loomade peal. Ja viimane asi meie juuste kategoorias on, ma arvan, et paljude jaoks suht veidrad asjad, sest et ilmselt paljud teist ei kasuta isegi niisugused asju igapäevaselt. Päriselt ka. Need on ühed asjad, mis ma ei oleks kunagi arvanud, et mul on vaja. Mulle millegipärast on päriselt ka hakanud meeldima see juuksuri blowout soeng. See lihtsalt näeb nii elegantne välja, see volüüm. Need juuksed lihtsalt näevad täiuslikud välja. Ja kui ma esimest korda neid katsetasin, ma ei oleks eluses arvanud ka, et ma päriselt jään neid kasutama. Aga juba teisel korral oli see asi mul käpas ja need annavad nii ilusa fake blowout soengu. Kui mul on päeva jooksul natukene rohkem aega või ma lähen oma chiikadega välja, vahet pole, siis ma üldjuhul teen endale selle fake blowout soengu. Ja see on lihtsalt amazing. See on lihtsalt nii tore. Järgmiseks kategooriaks on meil make. Ja siin kategoorias on mul 2 asja, millest ma saan näidata ainult ühte, sest ma ootan, et see teine asi jõuaks postiga mulle koju. See ripsmeduš on saanud kiirelt minu, ma arvan, läbi aegade kõige lemmikumaks ripsmedušiks ja tänu minu sõbrannale. Ta ülipikalt rääkis mulle sellest tootest, ma olin nagu ripsmeduš ei saa olla life changing, see ei saa olla midagi nii erilist, sest see on ju kõigest ripsmeduš. Aga see on life changing, ma ütlen teile. See on Tony Moly Panda Stream ripsmeduš. Ja
ma ei tea, mis siin sees on. Ma reaalselt ei tea. Aga see on amazing. Kuna mul on see kombineeritud nahk, eks ju, mul on rasune nahk, siis enamus ripsmedušid 4 tunni möödudes lõppevad mul siin. Kui sul on rasune nahk, siis sa tead täpselt. Või kui sul on väga pikad ripsmed, siis sa tead ka, millest ma räägin. Aga see on üks nendest ripsmedušidest, mis ei lõpeta isegi peale 12 tundi mul siin üleval ega all. Kuigi selle nimi on Panda Stream, siis see ei ole sellepärast, et see tekitaks mingeid ringe sulle siia silma alla päeva jooksul. Ei, see ei tee seda, mis on kõige suurem pluss üldse. Kui sa tahad seda maha saada, siis sa pead lihtsalt sooja veega enda silmi kuskil 20 sekundit hõõruma ja see on maas. Ma olin kunagi harjunud, et peale pidu, kui ma olen oma meigi maha võtnud, siis järgmise päeva hommikul ma pean ikka veel enda ripsmeduši maha hõõruma, sest et ikkagi midagi jääb siia ja sa härkad mingite tumedate silmaalustega. Aga see ripsmeduš, sa hõõrud sooja veega 20 sekundit oma silmi ja see on läinud. Completely gone. Finito. Ja nüüd viimaseks tooteks. See on kõige veidram asi, mida ma saan siia videosse panna, aga ma ütlen teile, see on elu muutev. Kui ma ütlen teile, et see on elu muutev, siis ma mõtlen seda, et ma arvan, et iga kuu me Tanniga säästame päriselt tänu sellele tootele 70 eurot. Ja ma isegi teen nalja, me päriselt arvutasime välja, et kui palju me siis säästame. Ja see oli 70 eurot iga kuu. Ja selleks tooteks on mullimasin. Ma ei oleks kunagi arvanud, et ma panen enda lemmikute videosse mullimasina. Nalja pärast me arvutasimegi välja, et kui palju me siis kulutame värska vee peale, sest et me joome värska vett kogu aeg või enne seda masinat me jõime kogu aeg värska vett. Me raiskasime 50–70 eurot iga kuu värska vee peale, rääkimata veel kõikidest nendest plastpudelitest, eks ju. Ja ma arvan, et me oleme selle aja jooksul ostnud võib-olla 2 värskapudelit ja see on ka puhtalt olustiku tõttu, kui me ei ole kodus olnud ja me ei ole vett kaasa teinud. See masin maksis kuskil 90 eurot, aga ma tahan siin rõhutada, et jäta meelde, meil läks enne 70 eurot iga kuu värska vee peale. Ja nüüd meil läks 90 eurot selle masina peale ja me teeme oma mullivett kodus. Nii et meil ei lähe iga kuu enam 70 eurot, nagu meil varasemalt läks. Ja ta oli küll kallim, aga ta oli lihtsalt nii sleek välimusega. Siuke pigem nagu Skandinaavia disain, mis mulle megalt meeldib. Mulle meeldib puhas, hele, Skandinaavia disain. Ma arvan, et see on kõik. Me oleme rääkinud kõikidest minu selle suve lemmikutest. Ja siin on kindlasti mingeid tooteid veel, mida ma teile ei maininud. Aga teate mis? Ma võin alati veel selliseid videosid filmida, aga ma arvan, et see saaks siis pigem olema niimoodi, et ma võtaksin hooajalised lemmikud. Ehk siis suvelemmikud, kevadlemmikud, sügislemmikud, talvelemmikud. Ma lihtsalt näen, et see oleks natuke realistlikum, sest et ma olen siuke plain Jane ja ma ei proovi väga tihti uusi asju, sest et kui ma leian midagi, mis mulle meeldib, siis üldjuhul ma kasutan väga pikka aega täpselt neid samu asju. Ja ma tegelikult väga tihti ei katseta uusi asju, aga kui ma katsetan ja leian mingid lemmikud, siis ma kindlasti annan teile teada. Ja sellega võtame oma video kokku. Ma loodan, et teile meeldis see ja kui sulle meeldis see video, siis pane kindlasti sellele like ja kui sa ei ole subscribe'inud, siis tee ka seda. Ja ma loodan, et sul oli ülihea päev või et sul tuleb ülihea päev. Ja näeme juba järgmises videos. Bye!